tere, Raili! Tere, Marita! Sul on nii armas näitus päevaeg praegu siin A-galerii akendel. Ja see täitsa nagu soojendab silmi ja justkui isegi kõrvu, nagu nad laulaksid seal neid aegade, miljonite aastate vanuseid imelugusid, mis sa sinna kõik oled sisse peitnud. Aga võib-olla alustame täitsa algusest, enne kui me jõuame sinu praeguse näituseni. Jaa, paluks. No. Et räägi mulle, kus sa oled kasvanud, kus sa tuled, kes olid su vanemad, milline oli su lapsepõlv? Kuidas mõelda, ma olen 3. põlvkonna Tallinna inimene ja minu sünnikodu on olnud Tallinna Agulis väikses puumajas. See on Jõe tänaval, mis on praegu Supercity ja kesklinn või südalinn. Aha. Nendel ammustel aegadel, kui mina sündisin, see oli 43. aastal, käis parasjagu suur maailmasõda, teine sõda. Ja mina sündisin niisuguses riiklikus mooduses, mille nimi oli Dritte Reich ehk Dritte Reichi Ohsen provintsen. See oli Saksa okupatsiooni ajal. See oli aeg, kus nad hakkasid, pritsud loomulikult hakkasid vaikselt lakki saama, aga Eesti oli nende poolt. Ja ma olen sündinud sõna otses mõttes pommitamise ajal. Mind on oodatud pommivarjendis, ma olen ilmale tundnud pommitamise ajal ja suurest märtsi pommitamisest, kui ma olin 3 kuud vana, siis võttis mu ema, mis siis mind võeti teki sisse, võttis kelgu, sest transport, mingisugune ka rongiliiklus, kõik oli ära pommitatud käinud, võttis kelgukese peale 3-kuuse lapse jaanuarikuus pakasega ja viis jalgsi Nõmmele tädi juurde. Ja Nõmme jäi natukesest pommitamisest kõrvale, aga meil kõrvalt väikseid puumajasi põles ja ühesõnaga mu lapsepõlv on möödunud Jõe tänava Narva maantee varemete vahel. Nii et niisugused asjad. Teil jäi siis maja terveks ikkagi? Meie väike majakene jäi terveks, aga üle järgmine põles sisse sai mingi süütepommi. Ja need varemed seisid veel päris pikalt. Mäletan, et kui me käisime emaga Foorumi kinos, see on, kus on praegu Foorumi keskus, seal oli üks ääretult pikk kinosaal, hästi pikk, väga raske oli seal filme vaadata. Seal näidati peale sõda, ma olin siis võib-olla kas 4, näidati niisuguseid nagu Ameerika abi liitlasele. Anti mingeid masinaid, toitu või mida iganes, aga anti ka filme. Nii et mul olen näinud 3-aastasena või 4-aastasena originaalis Walt Disney Bambit ja Lumivalguki ja 7 põlpoisse ilma venekeelsete subtiitriteta ja ilma peale lugemata. Samal ajal käis sotsialistlik ülesehitustöö ja Foorumi kino vastas üks suur maja, kus on ühesõnaga peaaegu selle vastas, seda ehitasid Saksa sõjavangid, nii et kõike seda ma olen näinud, Saksa sõjavange, ma olen näinud toidupuudust, ma olen näinud seda, kui ema hakkas tööl käima. Lapsi jäeti 4-aastasel koju oma pealt, kui vanemad töötasid, sest 4-aastane oli juba piisavalt suur, et üksi hakkama saada. 5-aastased pandi hommikul, kui vanemad läksid tööle, pandi suhkrusappa. See oli väga huvitav koht. Seal oli terve meie tänava põngerjate kari. Muidu huvitav, et kuritegevust, et lapsed olid nagu ohust väljas. Keegi neid ei torkinud, lapsed olid oma pealt, nii väiksed huulitsa poisid mängisid päev otsa. Vanemad panid suhkrusabasse, siis me seal mängisime Aedvilja tänaval. Hoovi pealt müüdi suhkrut, see on selle vastas, kus praegult on uus sünagoog. Sest vana oli ühesõnaga terve see juudi kvartal või see, mis oli seal või väga palju ära purustatud ja pommitatud. Lõpuks umbes sama peale on see võlu uus tehtud. Ja meie seal mängisime ja siis anti pool kilo suhkrut näo peale. Ja siis selleks ajaks, kui saba nihkus kilomeetrite pikkune, hoovi pealt müüdi, et mitte poodi ummistada. Jõudsime
kohale, emad jõudsid tööl koju ja siis see laste parv käis ühe naise juures, teise juurde, ema, 7 last, ema ja 7 last. Poemüüjad olid eestlased, nad nägid väga hästi, et see parv lapsi käis ühe naise juurde, sai emaks, et said siis 3 kilo või 3,5 kilo suhkrut. Ja see oli ime, kui seda müüdi, seda ei müüdnud mitte iga päev. Nii et niisugune taustsüsteem, et kuidas on, aga ma pean ütlema, et pole võlugamat kohta olnud, kui Agule elu Tallinna praeguses väga nooblis südalinnas ehk Jõe tänaval. Meil olid väiksed puumajad, puukuuridega, lilledega aiakesed, õunapuukesed ja me turnisime nagu pikksukat ikka ühest aiast teise üle selle, et ühesõnaga see niisugune tänava olustik, et see oli palju rohkem kui praegult nad ütlevad, niisugune kogukonna sidusus. Kõik tundsid kõiki, lapsed käisid ühest perest teise, emad ja perekonnad suhteliselt, kui kellelgi oli, taas käidi tikku läänamas või soola või pool kilo suhkrut või mida iganes. Ühesõnaga kogu see perekondade kooslus seal hoidis üksteist ja mõnelgi olid mehed vangist, kes olid, mõnel olid surmasad, nii et see oli niisugune. Ja mõni lapseke meie kambast oli ühesõnaga mälestus Saksa sõjaväe viibimisest meil, aga me kõik saime hästi läbi, olid siis üksikud lapsed või vallaslapsed või perega lapsed, et lapsed mängisid, olid sõbralikud ja õnnelikud ja mõni asi on nii liigutav, kui ma vaatasin seda seltsimees last, siis moment, kui väike tüdruk tegi enda emale midagi või isale tegelikult midagi väga head, kastis musta leiva vee sisse ja pani suhkrut peale. Ma olen ka seda teinud ja see on tõesti maailma parimatest parim magustoit. ja siis tuli koolipõlv ja muidugi oli väga uhke minna kooli. Aga kas sul oli õdesid või vendasid ka? Selle me jõuame alles. Veel ei olnud. Aga millega su vanemad tegelevad? Kuidas ma ütlen, ema oli Eesti esimese vabariigi aegne koduperenaine ja mu isa töötas, oli Eesti lennuväes, ta oli Eesti lennukooli lõpetanud. Aga see muidugi ei lugenud enam Nõukogude sotsialistlikus vabariigis mitte midagi, pigem tekkis küsimus, et kuidas see mees õnnestus ennast Vene armee kutsetunnistusest või kutsest kõrvale hiilida. Ta pani metsa, aga ta oli üksi, ta ei olnud see metsavend, vaid ta lihtsalt varjas ja peale sõda läks isa trammitrusti tööle ja ta hakkas tehnilisi seadmeid mingit konstrueerima, tegi niisugust tööd nagu ütleme, mida selle all nimetati ratsionaliseerimiseks. Ehk ühesõnaga töötas mingid tehnilisi sõlmesi läbi, sest tal oli lennukoolist piisav niisugune tehniline haridus olemas. Nii et ei lennanud enam keegi ega olnud midagi ja ema töötas Jalatsi vabrikus lihtsalt töölisena. Nii et, aga kooli läksin, esimene kool oli 21. keskkool. See oli väga kena, väga ilus kool. Ja seal siis juhtus niisugune asi, et mu lapsepõlv on sellises mõttes, kui ma olen tagasi mõelnud, kogu aeg oli õhus nagu seda eelmise elu hõngu veel, ehkki sõda oli olnud, aga kui rahu oli majas, siis naised otsisid kleidid välja, kuidas piiritel käidi, mingi niisugune aimatav veel ei olnud inimesed nii ära tapetud, et mingisugune niisugune, et kuskil on olnud midagi ilusat ja head, et mingi niisugune nagu järelkuma sellest oli näha, ehkki toidupuudus ja kõik. Ja muidugi Tallinn oli ju Eesti linn, et see esimene laine, mis tuli, need olid kõik pähe, ehkki nad olid muidugi võitja õigusega ja nii nagu peabki olema, kes võidab, see määrab. Aga ta oli niisugune rahulik linn selle lehki vaene ja muutus hakkas tulema, kui tulid need paneelehitused, aga see oli juba minu keskkooli ajal esimene oli Lasnamäe. Enne seda oli ta niisugune Tallinn väga väike, niisugune mõnus linnakene. Ja koolis sai nalja sellega, et muidugi see oli ju padu Jossi ajal ehk Stalini ajal. Kõige ilgemal isikukultuse ajal ja lapsed pidid minema
pioneeri terve klassiga. Minu kodune kasvatus oli natuke teine kui seltsimees lapsest, kus isa ja ema oli vangis ja isa püüdis pedagoogiliselt last mitte õhutada, vaid näidata, et see on kõik normaalne. Minu isa pani ikka lahtise tekstiga nagu Eesti lennuväelasele kohale. Et see oli mingit kahtlust. Ma ise imestan, et keegi ei koputanud ja et teda kinni ei pandud. Ju siis paljud rääkisid nii. Ei, sa ei lähe mingisuguse pioneeri, ma keelan ära. Mina lähen põtt esimese klassi. Aga õpetaja proua Küien, mitte seltsimees, vaid proua nüüd Eesti-aegne õudselt mõnus õpetaja. Ütleb, aga me peame ju kõik minema pioneeriks. Mina ütlen, mu isa ei luba. Siis ostis vaene õpetaja mulle kaelarati, sest pidi ju pioneeri minema. Ma läksin koju ja isa põletas ahjuküttega korteris, viskas selle otse teed ahju. Ja oligi kogu moos. Issand jumal. Ja siis oli kui ma selle ajal ei olnud eelkooli katseid ja me sõjast olnud lapsed ja ühesõnaga sellist pingutus nagu tänapäeval on, et mu laps peab juba 6-aastasel olema niimoodi umbes integraalvõrrandit tegema võõrkeeles suusi või õigekirjast me mitte ei räägi. Selle ajal oli nii, me astusime kooli ja me hakkasime lugemist õppima. Mina loen aabitsast niisugust tõetera, et minu isa on Stalin. Aga mina teadsin, et ei ole minu isa, oli Gustav Adolf Pisa, aga mitte Stalin. Ja kui ma olin teises klassis 1953, siis ta suri. Ja siis õpetajad mõningad ärksamad hinged ja uuest tuulest vaimustatud püüdsid nutta. Meil oli mingi aktus, me ei saanud mitte midagi ära, aga nagu läks knopkale vajutatud, tähendab ilmselt jääks see jama edasi, aga mitte enam niisugusest, sest kadusid ära need Stalini loosungid peaaegu väga ruttu. Nii et ühesõnaga see märgatav niisugune tendentsi muutus oli olemas. Ja see oli väga peale surutud, ega keegi ei tahtnud seda. See oli, ja kes siis olid ilmselt lihtsalt said, nagu öelda, uue riigi hüvesi kasutada. Ja siis 53. aastal, kui Joss oli parasjagu ära surnud, suvel sündis mulle vend ja meil on 10 aastat vanuse vahet, me oleme ainsad lapsed oma peres. Ja see oli muidugi, see oli üks ilusamaid asju, mis mu elus lapsena on sündinud, sest kõik see asi oli küllalt asendav, aga siis tekkis perekonda üks pisikene, väga ilus tibupoeg, kuldkollase juustega ja ma armastasin teda nii südamest, mõtlesin, ma oleks hinge täiest andnud ja meil on siiamaani ideaalne läbisaamine. Aga nüüd on osad vahetanud, nüüd ta hoolitseb oma vana õe eest. Oi, nii armas. Aga see tuleb ikka vist, kuidas ma teen, et läbi selle raskuse teil oli palju ilu selles perekonnas. Ja muidugi, mis oli kogu selle asja juures oli see, et ka peale sõda oli kogu aeg nälg, toidupuudus oli kohutav. Mäletan niisugust asja, mul kasv seisis, ma olin väga haige, ilmselt kõigist toidupuudustest ja nii mäletan, et istun köögilaua pealt taga, tooli peal ja tooli peal on väike köögitaburetik, et mõntud, et see tibatilluke lapse krööps istuks ja saaks köögilaua peal süüa. Ja jälle nagu see leib suhkruga on mul siiamaani meeles üks gurmee toit. Mul on meeles see maitse, mul on meeles see tunne, mida ma tundsin, kui ma sõin. See oli koorega keetetud kartul, mis oli kuume ära kooritud. Ja isa oli poes saanud silgusoolvett. Ja silgusoolvett pandi alustassi peale. Ja ma kastan seda kollast kartulist sinna sisse, söön ja tunnen, et ei ole võimalik, et midagi nii head on olemas olnud. Aga mis te siis muidu sõite igapäevaselt tule? Jumal teab kartulit, jahukastet, mida sai ilmselt oli, kui vend 10 aastat tagasi või hiljem sündis, siis ema ütles, et jumal, lõpuks saab väiksele lapsele anda inimese sööki. Ma ei tea, ma ei mäleta, mul ei ole meeles, et oleks midagi head. Aga küll viis ema mind iga suvi 3 kuuks
oma tädi juurde Lõuna-Eestisse, kus oli väga suur ja tore talu, õnneks mitte kulakuks temperdatud, aga niisugune usin, tore eestiaegne talu, toredad talu Äärberg. Ja seal oli või ja muna ja kohupiim ja seda anti meile kaasa ja nii, et ma arvan, et see talu on minu elupäästi olnud vist. Väga rikkalik igal juhul kindlasti, eks ole. Ja ka oli niisugune asi, et et nad olid nii suur talu, aga kuna neil ei olnud sulaseid olnud, seal oli 4 poega, minu ema oli seal kasutütreks oma tädi juures, neil ei olnud palgalist tööjõudu. Muidugi võeti ära kõik kari ja tehti nende karjas sai kolhoosi tõukari ja ühesõnaga metsikud ajad, ma tean, kui mul on pildid veel, kus ei ole veel kolhoosiks läinud, ma olen 3 aastane seisan 4 hobust talus ja kõik muud. Ühesõnaga niisugune ja siiamaani tublid inimesed. Kui maha ei lööda, Sibirisse ei viida ja kui tagasi tulevad, on ikka tublid. Aha, teil perekonnas käis keegi Siberis ka ära? Tähendab, ütleme, minu perekonnast otseselt mitte lähiriikkonnast, aga kui ma hakkasin seda sama enda lõuna-ema poolset Lõuna-Eesti suguvõsad ära, kus oli 8 last, siis oli seal sõja läbi, oli nendest hinges ainult 3. Minu vanaisa, see üks vanatädi ja veel üks vanatädi ja siis ma hakkasin ütlema, et kus need ja kes Siberisse, kes maha lastud, kus kuidagi, kes kulakuks, sest mõned talud nendest olid, see oli niisugused töökad inimesed, mõned olid väga rikkad, nii et nad ikka said karistada sellest kõvasti, aga õnneks mitte meie siseringis, sest minu vanemad olid linna tulnud, nad olid juba nagu sellest koledusest teinud, selle juures osa pani Rootsi ja nii nagu on. Isa vend pani Rootsi näiteks, sest isa poolt ma olen rannarootslane, nad panid Rootsi. Käidi isegi, onu oli peamehaanik laevas nagu kapteni järgmine mees, ta käis isegi, kui nad olid juba oma perega Rootsis, nüüd olid Hiiumaa rootslased. Käis isal järgi, ta oli just, kui see pommitams oli just sakslane hakkas minema ära ja venelane pealt naksas sealt läbi, kusjuures mõlemalt poolt oleks veel pihta, et oli Tallinnas ja sai minu isa kätte, aga ma olin juba viidud Nõmmele, mul seal ei olnud aega tuua ja isa ütles, et ei, ta jätta oma naist ja tütart ja nii siis on, et see perekond isalinn läks pooleks, nii et need on. Olete muidu veel olnud ühenduses hiljem? Nad on surnud, see vend oli vanem ja need venna lapsed olid ka juba niisugused 10-20, kõik surnud. Nad surid ära Kanadas, sest tekkis niisugune asi, ehkki nad Rootsi andis välja, eks ju? Nad olid küll, nad said tõestada kiriku raamatute järgi, et nad on rootslased, mitte eestlased, rannarootslased. Neid on väga palju, need Vormsi ja need ühesõnaga kõik puha eestlased, aga kiriku kirjutab, nad isegi olid rootsikeelsed. Siis neile anti nagu Rootsi kodukondsus, aga nad niivõrd kartsid, sest Rootsi hakkas nii intensiivselt kõike nüüd tulejaid tagasi andma. Nad ütlesid, et neil ei ole hirm, neil oli Rootsi kodanikena hirm Rootsi riigi ees, sest nad olid endised Eesti inimesed, praeguse järgi Vene NSV või NSV Liidu kodanikud panid Kanadasse ja sellega on Kanadas on tohutu suur Eesti kogukond, et kes kartsid, et. No Rootsi andis ju välja. Ja. Aga räägi kogu selle tohuvabohu, olid seal vanemate vahel, lastega koos suhkru järjekorras, tegelikult süüa ei olnud, aga õudselt tore oli. Oli tore, õudselt tore. Lapsepõlv on ikka õnnelik. Sisaldas suurt oranži kassi ja igasuguseid mõnusaid asju ja mängida seal ühesõnaga sellistes väikstes, ütleme, see asum oli niisugune nagu võib-olla Tartu supilinn, kui me tahaks ette kujutada, milline asum seal oli. Ta oli niisugune mõnus. Muidugi puudusid kõik mugavused, aga mänguasjadeks olid siis klaaskuulid ja väikesed potikillud? Ei olnud klaaskuulid ega potikillud, mul ei olnudki mänguasju. Siis olid nii, et sugulased, kellel olid Eesti Vabariigi ajast sündinud lapsed, kes olid selle ajal juba koolilapsed, toodi ühed klotsid, millega mulle õudselt meeldis mängida. Siis ma tegin kogu aeg mingisuguseid ehitusi. Ma praegult vaatan mingisugused konstruktsiooni mõningates arhitektuuridest. Ma just mõtlen, et see ongi mul see küsimus, et kui sa ise nüüd nagu mõtled, et
et kus see lapsepõlve elamus sul rohujuure tasandil kõige esimesena nagu välja võis veel lüüa, et sa nagu ehte kunsti poole hakkasid hiljem piiluma? Võtta, seda ei oska ma mitte öelda, aga minu isa oli väga hea joonistaja. Ta oli väga hea karikaturist, et tema joonistajaid on alles. Inimene koolituseta oli võimeline akti joonistama ilma diletantismi tunnusega, nii et ühesõnaga seda olen ma saanud isa poolt. Ja mida ma mäletan, ma kogu aeg joonistasin, ma joonistasin ja joonistasin ja joonistasin. See on lihtsalt need lapsed, me teame kõik, kes me kunstnikud oleme, ilmselt me oleme kõik lapsena joonistanud ja ainult joonistanud. Aga ehtekunst, see tekkis väga hilja, see tekkis hoopis, kui ma olin teadsin, et ma tahan graafikat minna õppima. Ikka joonistada, ikka midagi niisugust teha. Ja kui me keerame selle aja päris 15 või rohkem aastat edasi, siis on see keskkooli lõpp ja kus ma sattusin tööle siia samasse majja, mis selle ajal kandis nimetus Eesti NSV kunstifondi kunstitoodete kombinaadi metallehistööde ateljee. See oli suvetöö siis sul või? Sa tulid suvetööle või mis sa tulid siis? Suvetöö meil sellist ei olnud, see oli keskkooli lõpp, ma sain keskkooli ära lõpetatud ja mulle otsiti nagu tublile lapsele töökoht. Ma käisin juba Ergise kunstiinstituut, käisin ettevalmistuskursustel, kuid ma nägin, kui hästi kõik joonistasid ja kui hea tase oli, sest seal käis juba täiesti niisugune metoodiline õpe, mitte diletantlik. Ja mul oli tunne, et ma tahaks veel käia, käisin 3 aastat ära, nii et 2 aastat ma olin siin majas ja sattusin õpilaseks. Keskkooli tüdruk õpilane. No paneme ta midagi tegema, las vaatab kõik ära. Paneme ta sinna alla keldrisse, las viimistleb esialgu. Aga keldris viimistamine tähendas seda, mitte see, mida märkide viimistlemine oli väiksed ilusad, vaid need olid sel ajal arvukalt tehti igasuguseid spordiauhindu, suuri karikaid, ikka niimoodi umbes 50-60 sentimeetri kõrgused ja vastavas läbimõõdus. Ja neid poleeriti, all oli seal poleerimisketas, mille võib-olla diameeter võis olla 60 või 80 sentimeetrit diameeter ja mille seibi paksus oli siis vast 20 sentimeetrit ja see masin töötas poleerimismasina kiirusel ja seal istud sa prillid ees, põll ees, kindad käes ja püüad hoida, et see suur ketas ei võtaks sind lendu, et ta ei võtaks sult ära karikat käest ja raske hoida ka veel. Raske hoida ja rohelise pastaga loomulikult. Kui sa veel mürgine, eks ole. Ja siis, kui siis päev ära lõppes, siis seal samas oli niisugune väga vastik väike konku, kus oli dušinurk sees, ääretult betoonpõrand ja üldse igasugusest kujutletavast remondist nii kaugel kui saab, aga seal oli suur pütt rohelist seepi ja saepuru. Ja rohelise ja seibi ja saepuruga said ennast sellest rohelisest pastast ära pesta. Ma olin seal 3 kuud. Ma nutsin iga õhtu, mõtlesin, et ma ei või niisugust asja teha, aga ma kannatasin ära. Siis öeldi, hea küll, no nüüd läheb siis märkide tegemise juurde. Siis õpetati märke tegema. Siis käisin ringiga ja mailimis. Aga see oli paralleelselt keskkooliga sul? Ei, keskkooli järgi. Ma olin õpilane. Ma olin nagu õpilane siin. Ühesõnaga, ma olin õpilane, õppisin nagu igasugustest asjast midagi, märgi viimistlemist ja mailemist õppisin ja siis lõpuks, hea küll, me filigrani teda tegema ei pane, sest kõik naised tegid sel ajal, see oli aastal 1962 kuni 1964, sel ajal oli allkorrusel see suur töökoda, kus meil on praegu A-galerii ja need teised galeriid, see oli täis töölautasid ja naised olid filigranistid. Kõik daamid tegid filigrani ja neid oli seal kas 10 või 12 tükki, kõik väga kenad lendid ja filigran tuli nagu kulda, kõige ilusamad, klassikalisemad. Ja kõik mehed olid väga eneseteadvad
isandad, sest nemad olid Eesti-aegselt välja õppinud kullassepa meistrid, täis arusaamist, mis on õpipoiss ja mis on sell ja mis on meister. Ja nemad tegid hõbedat, sest kulda siin majas sel ajal veel ei olnud. Ja siis juhtus niisugune imelik lugu, et see sama juhataja, kes mind väntsutas sealt igasugused koledused, ütles, et ja küll parem selle tööruku siis hõbesepaks õppima, kullasepaks õppima. Nii. Aga kaua sa neid märke enne seda tegid? 1 aasta oli umbes niisugust pilla-palla, umbes 3-6 niisugused tsüklid, kõik positsioonid läbi, isegi pakkinud olen ja mida iganes märke peale löönud nende toodetele. Aga siis pandi reaalselt tööle. Ja siis läks lahti. No kelle juurde me ta anname? No anname tema vana Straussi juurde õpetajaks. Strauss oli väga iseteadav, sarkastiline ja võelavõitu ja väga hea meister, täiesti Eesti-aegne supermeister, nende eneseteadvus oli väga kõrge. Seda suhtumist, mida te siis suhtus ühte merinoorte tüdruku Maltsa, kes nüüd hakkas meeste eriala õppima. No see oli niisugune torisemine, õelutsemine, nähvamine. Tal ei jändud valida. Absoluutselt. Ühesõnaga, ma sain niisugused koosad, ma mõtlesin, et ma lihtsalt issand, kuidas ta võib olla. Ja kui ma siis meistritöö ära tegin või selle tähendab, et ma sain 3. kategooria juveliiri paberit kätte nagu kvalifikatsioon, et ma sain hakata seda kõige lihtsamat õpesepa tiraaži tööd tegema, siis oli sõbralikkus ise. Nii et see käis ka ilmselt õppe juurde, ma kujutan ette, et külapsist vanasti tehtigi nii. Sel õpipoiss jooksis tõi meistritele õlut, sel sai vatti, siis oli meistritöö ja siis sa olid nagu ka meister. Kaua sa olid õpipoiss Straussi juures? Aasta aega? Ei olnud, pool aastat oli ja siis sain ära teha kvalifikatsiooni eksami, mis tähendas seda, et see oli õppetöö ja see oli ka teooriaeksam, kusjuures teooriamaterjalid, kõik kivimid, analüüside tegemised, kuldamised, kalgane plastika, mida iganes oksüüdide tegemine, kõik see materjal oli kohe vene keeles. Nii et seda tuli lugeda ja endale tõlkida. Ja see oli võrdselt nii õppetöö kui ka ühesõnaga teooriaeksamid. Ja see oligi kullassepa eksam sellega, sest siiamaani Erki ja praegu Kunstiakadeemia meie süsteem töötab välja metallikunstnikke. Aga kes töötab välja puhast juveliiri kui käsitöölist, sellist ei ole kuskil olemas. Nii et Eestis mitte jah. Et kõik need asutused ise tegid seda läbivõtted ja näiteks kui ma olin siin kunstjuht, siis viimane põlvkond, kes siin lõpetas ja tegid oma juveliireksamid, oli just Heiki Puhh ja need kutid, kes sa võid pärast ainult. Nii et nemad tegid siis just oma eksamit ja tegid ära. Juba töötasid, aga nad said nagu kvalifikatsiooni peale. Ja see oli kõige madalama kvalifikatsioon, mida ma algul sain, see oli 3. kategooria, see oli kõige madalam. Sest edasi läks seal kuni 6. need, kes panevad briljante sisse ja mida iganes 100 imet teevad. No ausalt ütles, elu on õpetanud, kvalifikatsioon on tõusnud, aga ma ei ole siiamaani, kui kullased ei ole ma sellel tasemel nagu kõige tipp, ühesõnaga juveliirid. No nii on lihtsalt. Aga kes on sul, kas sa siis koolis ei käinud? EKAs? EKAs ma läksin siis, kui ma olin 2 aastat seal trillinud ja saanud oma juveliiri paberit kätte ja siis ma olin juba 3 aastat käinud EKAs. Ma ikka ütlen Erkis, sest see on see, kuhu mina astusin EKAs. Ettevalmistuse kurssi mõtlesin, no nüüd tuleb proovida. Ega sisse nagu nii ei saa, sest inimesed proovisid 2 korda, said sisse 3 korda ei saanud. Parimad isegi 5 korda, kui püsivust jätkus. On väga paljude, sest konkurss oli meeletu, nagu ka praegult ühesõnaga kohtade arv oli 1, 2, 3, 4, 5 ja juhtus niisugune ime. Ega ma ei oleks esimese korraga sisse saanud, kui ei oleks sel aastal võetud vastu ühesõnaga, kui 1964. aasta sügisel oleks võetud vastu metallihiste erialale 5 üliõpilast. Ja siis juhtus niisugune miraakel, et me saime kõik
viiekesi esimese korraga sisse. Ja siis oli muidugi triumfireerisid meie kursusel niisugused vilud kalad, kes olid saanud Tartu kunstikooli lõpudiplomid, sest nende ühesõnaga joonistustase ja maalitase ja kõik oli palju parem. See oli siis Eino Müller, kes on teadapoiga õppejõud olnud Eestis üks parimatest seppadest ja üldiselt väga võluv ja niisugune domineeriv isiksus. Siis oli seal väga tore Taivo Linna, kes on ammu kadunud, kes tegi ka seppist ja kes oli üks Kukerpillide ansambli asutajate liikmetest ja kelle võluv ja piltilus noor vend Ivo tuli just sõjaväest ja Taivo ütles, et ega mina ei laula midagi, aga vaadake, kuidas Ivo laulab. Ivo laulis nagu ööpiki, oli nuhku näoga. Ja siis oli meie kursusel väike Enn, kes oli enne mereväes olnud ja kus kohal ja ta oli ka nagu ise õppinud, aga ka joonistas hästi. Ja siis olime tagantpoolt, olime siis mina ja Liia Tüür-Laasberg olime siis niimoodi 4. ja 5., kes sisse said, nii et paduga pooleks. Ja meie kursus oli ääretult. Aga kus siis ikkagi põhimõtteliselt ainult tänu sellele, et sa olid siin 2 aastat tööl olnud, siis sa said aru, et enam graafika ei kõnetanud, et tehti kunst tundus ausam, jah? Absoluutselt, nii kui ma sain jootma hakata, nii oli selge, et mitte mingid graafikud ei saa välja äkima. Kuni lõpuni käisin ettevalmistuskursusel ikkagi nagu graafikute rühmas, isegi tegin mingid plakatikavandeid ja mingid illustratsiooni ülesandeid. Aga ei, see on nagu katk, see hakkab külge. See metalli eriala hakkab külge. See on niivõrd võluv eriala, sa näed, kuidas materjal annab sulle järgi ja kuidas sa seda tööd teed või kuidas sa õpid jootma äkki. See oli ju terve müstika, kui sulle antakse kätte brenner ja gaas jookseb ja sa ei näe õieti seda leegi otsa ja sulle öeldakse see gaasiga, tulega juhid seda. Et see on terve suur müstika, et sa ei kõrveta midagi ära ja kõik, me oleme selle läbinud, kõik, kes me seda tööd teeme. Ja see, kui sa seda äkki valdad ja oskad, see on niisugune rõõm, et ma saan nagu teha, mis ma tahan. Ja muidugi need materjalid ja tehnikad, mis selle juures olid, et mitte sellepärast, et ma nii väga ehteid armastaks ise kanda, aga see oli nii võluv maailm, mulle tundus ta nii täiuslik. Ja muidugi, mis oli selle ajal, asi oli selles, et kive ju ei olnud. Sest et need kivid, mis Arsisse sisse toodi, olid suures osas masstoodangus, see läks kõik Venemaalt toodud sünteetilised kivid. Mis oli sünteetiline kivi selle ajal? See ei olnud mitte praegult nagu Kubik Sentkoorium, mille peale lääne omad teevad süntkivisid, tema oli korund. Nii et ta oli tugevam ja vastupidavam, sest tema tugevus oli korundi tugevus. Ja Venemaa need sünteetilised korundid olid muidugi kohutavalt suured kubakad, aga nad olid väga hea lihviga ja nende värvivariant oli väga suur, nad mängisid muidugi kõik värvid ära, nad mängisid ka niisuguseid kive, mida korund, looduslik korund ei anna, sest looduslik korund annab meile rubiini, annab safiiri, ta võib anda kollast safiiri, valget safiiri ja see on kõik. Smaragd vist ka. Smaragd ei ole, smaragd on perüll. Perüll. Aga venelane tegi niisugust asja, ta tegi kõik värjuvärjendid ära, tegi helesinist, sünteetiline akvamariin, aga akvamariin nagu smaragdki on mineraline perüll, nii et tal ei ole loodus, ei ole midagi, aga nad tegid ta kõvema kui looduslik, sest perüll ei ole nii kõva, kui on korund. Siis nad tegid kollast nagu tsitriini ja igasugust asju ja kusjuures nad said kätte ka niisuguse asja nagu sünteetilise aleksandriidi. Ja see on loodusest väga arutane mineral ja ta viskab värvi ja praegult teevad ka lääne omad teevad selle kuubiksirkooniga, ei ole hoopiski see parimad sünteetilised aleksandriidid on see, mida Venemaa tegi oma selle korundi baasil, nii et neil oli kõva niisugune, ütleme, kivilihvimise koolkond kõva ühesõnaga ilmselt teadustehnika, et nad suutsid niisuguseid asju teha. Suur riik, võimas midagi teha.
aga inetu lugu oli see, et kivid tulid ainult siit sisse, mingid looduslikke kive ei olnud sel ajal. Siis hakkasid tulema mingid kribu-krabu türkiisikesed ja hakkas imelikke kive tulema. Ja pärast seda tuli veel... Türkiisid on imelikud? Ei, kivid olid imelikud, peale türkiisi tuli veel naljakaid kive. Hakkas tulema siis, kui see oli juba hiljem, kui ma olin siit majast ära, kui hakkas kulda tulema, hakkas tulema briljante ja smaragde. Ja paljud briljandid olid tegelikult mitte briljandkihvas, vaid ütleme lihvitud teemandid, sest nad olid siis ühesõnaga laojäänused sellest, mida me nimetame ajaloos, teame briljandid proletariaadi diktatuurile. See tähendab see, et lammutati need neetud Tsaari-Venemaa imeilusad super tehtud ehted ära. Keegi saaks öelda, et need on sealt võeti, koogiti kivid välja ja materjal sulatati potis ülesse. Seda sama ilu oleme ka näinud peale sõda, mina ei näinud, aga näiteks kadunud Õie Kütt, metallikunstnik, kes sel ajal peale sõda oli juba täiskasvanud noor naine, oli juveelitehases kunstnikuna ja siis toodi Austriast vagunite ette juveelitehasesse teelusikaid sulatada. Kus ma neid teelusikaid nägin ükskord Õie Kütil kodus külas käies, pakub kohvi väga ilusas portselentassis, imeilustada pisikeste teelusikatega, üks peenem kui teine, üks ilusam figuraalsed kompositsioonid, imeilusate disainidega. Et ma polnud niisugused näited, kus see on. Sa tead, neid toodi vagunitega Austrias, see oli siis, kui Vene sõjavägi valutas Austria ära ja see oli kontsentratsioonilaagrite ohvrite need asjad, mis olid sakslase poolt rekvireeritud ja venelane võitja õigusega tõi endale ja lasi nad sisse sulatada ja siis kunstnikud, kes ütlesid, et kõik, kes seal olid, ütlesid, et nii palju kui kellelgi Nikolai rahased või midagi olid, nad püüdsid nagu neid asju päästa ja teha. Nii et võitja võtab kõik, nagu ikka öeldakse. Et niisugused huvitavaid asju mängib ette. Jah. Nii et siis, kui sa läksid kooli, siis sa paralleelselt tegid tööd ikkagi siin majas hobusega 2 edasi või jätsid pooleli? Jätsin pooleli, minul ei olnud siia majja enam asju. Läksin kõrgkooli õpilane, juveliir lõpetas ära, tudeng alustas, hakkasin nullist peale ja sel ajal oli juba peale nende ühesõnaga, ma rääkisin praegu tööliskonnast, sest seda ma olin siin. Ma olin juveliir, ma olin tööline, algul õpilane pärast seda. Ja need naised filigranistid olid ka töölised, nad olid filigraanimeistrid, kõik nad olid, ütleme, oskustöölised. Aga siin majas oli siis juba ka selline tendents, et oli eliitklass, need olid siis autori ehte kunstnikud. Ja sel ajal oli näiteks noor Aivi Raadik siin, tegi oma kõige kaunimaid ehteid ja neid tuli, siis oli seal Emilda Trepp, kes tegi korrutatud asju. Ja minu järgi, sest Tia Vellerin lõpetas siis, kui mina sissasin, tulid siia Tia, et nad hakkasid võtma kunstnikke, kes on lõpetanud kunstiakadeemia või ERKi ja võeti neid ei pandud siis mitte juveliirideks, ehkki võib-olla mõni oli siin algul paar kuud nii, aga nad hakkasid tegema autoritiraasi. Autoritiraas oli juba sellel, kui ma siin õpilane olin või kui ma juveliirane oli vähesel määral, aga suhteliselt vähe. Vaida vist oli ka juba selleks ajaks. Vaida oli siin, aga Vaida tegeles sellel ajal niisuguse asjaga nagu seda, ta graveeris ja mis oli üle terast ja matriitsi. Aga pärast muidu hakkas tegema ehteid, aga ja Vaida oli. Siin oli veel Edith Riidas, kes on ka meie kõrgkooli lõpetanud, aga tema tegi ka graveerimist. Nii et nad olid siis võtnud neid tööle, nad ei osanud ilmselt kuskile panna, see autoritiraasi asi oli siis alles niivõrd värske, et nad ei osanud nagu kasutada. Pärast oli selge, et autoritiraasi müük ja toode kui autoritiraasi ehe, üksik ehe, unikaalese, et see on hoopis midagi muud kui see, mida tegid kullasepad, sest kõik need kullasepa kavandid olid ju ka kunstnike tehtud, aga kunstnikud ei olnud siin majas. Me võime ju vaadata neid vanu kataloogi, et Salme Raunon tegi
LGP ka raud tegi. Paljud tegid kamatit ja nende järgi tehti siis kas matriitse või siis väiksemaid asju tehti käsitöö tiraažis, sest väga palju oli matriitsidega töö, tähendab stantsi asjad ja tiraažid olid meeletud suured, sest need realiseeriti enamus NSV Liidu kunstifondi süsteemis ära, tähendab nad läksid Moskvasse. Okay. Ja seda ma tean, aga räägi sellest koolielust, mis sul sealt on kõrva taha jäänud, mingid eredamad hetked? See on ainult üks ere mälestus ainult ongi. Kes sul üldse sellel ajal professor oli siis? No meie õppejõududega bukett oli väga lai. Meil oli au olla tudengid sel ajal, kui lugupeetud Ede Kurrel, Eesti metallikunsti ema, oli veel 4 viimast aastat kateedri juhataja. Ja Ede Kurrel andis meile siis, ta otseselt kompositsiooni meile ei andnud, ta oli kateedri juhataja, aga küll pidas ta meile loengu vääriskividest. Ja ta oli ka kiviusku inimene, nagu paljud meist pärast muutuvad kiviusku inimene, mina olen kiviusku inimene, Õie Kütt on kiviusku inimene. See tähendab see, kes armastab kive, erinevaid vääriskive ja püüab endal ka selgeks teha, mis need kivid on, mis vääristuses nad on, mis hinnaga nad on, millises värviorientused. See tähendab, et me tunneme võimalikult palju kive. Me muidugi ei ole kunagi kemoloogid. Aga Ede Kurreliga oli niisugune asi, meie siit majast tulles polnud nii palju kive näinud ja tema pidas meile siis kiviloengut. Ja lõi ette kõiksugused karbitäied väga ilusad kive. Aga kust tema neist sai? See oli defitsiit ju? Tal olid need teist ajast. Ja luges siis ette kõik neid paparaatsasi ja igasuguseid muid peened nimesi. Ja kui mul enne nende paari kiviga, mida meil siin kombinaadis oli, tutvust oli teha, siis pärast seda kivimängut oli mul mentaalne segadus kividest. Ma ei saanud mitte millestki aru. Ühed punased kõik mis asjad ja see segadus kestis mul seni ajani, kui mu vanem poeg läks geoloogiat õppimas, ta hakkas naerma, ütles tema vääriskivid, need on mineraalid. Viskas mul venekeelse, sest tema oli ka niivõrd sellises perioodis, mis just Eesti Vabariik liit kukkus kokku ja Eesti Vabariik tekkis õppematerjalid, on paljus veel vene keeles, mitte inglise keeles, nagu ta praegu tööd teeb. Ütles, et loe läbi, nii lihtne, need on mineraalid ja nii nagu me praegu vaatame seda väikest kalliskivi raamatut. See on metoodika, kuidas me kivi tunnetame. Me võtame mineraalide grupid ja kõik need ilusad nimed on ühe mineraali niisugused juveliirsed hellitusnimed, nickname'id nagu öeldakse, et et ütleme, et see on nüüd see on nüüd suitsukvarts ja see on see, tegelikult on üks kvarts, oodanahhaat ja oi, tema on see, tegelikult on ta kaltsetoon, see on amorfne kvarts ja kogu muus ja baas kaltsetoon on hall, ägune, kole ja kõik need väärised ooniksid ja kõik need on siis, kui see kaltsetoon on muutunud ilusaks lapseks, siis tal on oma ilus nimi. Ja meie lugupeetud Eesti kunsti emal või metallikunsti emal oli see nimed, temal oli kõik nimetuste järgi selgeks, aga tal puudus see õpetamise metoodika, mis peaks olema nii, nagu õpetatakse geoloogiat, ühesõnaga sa õpid mineraalid ja selle baasil targnevad ära kivid ja nii lihtne see on ja korra pealt on pilt selge, midagi ei eksi. Aga õppejõudega olid, meil olid väga noored õppejõud. Meil oli väga noor Leili Kultep. Meil oli väga noor Lilian Linnaks ja meil oli ka väga noor Salme Rauna. Kõik nad olid noored ja kõigil neil olid pisikesed lapsed. Ja nemad olid kõik sinu õppejõud? Nad olid kõik, meil andsid järgi ja siis andis meil veel või see, ütle mulle see Linna, suuda praegu pärast ütlen, graveerimist õpetas. Helen Tamm, tema neiupõlva nimi oli Linno.
ja siis oli meil materjalitunnid, mida andis härra Eigo, kes õpetas meil mida iganes sepist ja haamri tegemist ja muud asja, ühesõnaga nagu materjali lugemine. Ja oli üks meister Rääk, kes õpetas trugimist, aga noh, see läks meist, nagu öeldakse, meist ujusse mööda peale selle, et me tegime ära või need arvestused. Ja siis oli veel niisugune imeline lugu, et sel perioodil ei olnud Ergis kunstiinstituudis eraldi disainiõppetooli. See tekkis siis, kui ma olin 4. kursusel, tekkis eraldi disainiõppetool, sest enne seda oli sisearhitektuur, tarbekunst, kujutav kunst ja oli niisugune vaikiv kokkulepe, et disainiõppe käis meie metalliliste kateedris metallikatele. Ilmselt, kuna meil on niisugune tangid ja niisugused raskemad asjad käes, siis olime niisugused nagu disaini poole ei saanud ju ometi vaibakudujad panna disaini tegema või mingit niisugust õrnemat. Ja disaini õppejõud oli meil, kes meil andis disainilanget, oli Udo Ivask. Nii et nad olid toredad ja me täiesti andsime nendele ühesõnaga hinde peale eksamid, nii et oligi nagu sidus eriala oli meil ikka veel, sest päris disainikad alles hakkasid sisse võtma, neid ei olnud, nii et meil oli kõik kirjagraafika ja kompositsioonid ja vormide tegemine, kõik see käis nagu sinna juurde. Ja esimene kursus andis meil Leili Kuldkepp. Ja teisel kursusel ka ja Leili Kuldkepp oli sel ajal noor ja ta oli nii hea ja ta oli nii püüdlik ja ta elas meiega, meil oli ühine vereringe. Ja kui meilesugused loodrid ei saanud oma kavanditele pandi suurt rõhku, need pidid olema akvarellidega tehtud, projektsioonide, varjudega ja väga kvaliteetsed. Ja kuna me olime ühed lohed, nagu kõik tudengid kipuvad olema, siis Leili Kuldkepp tõi meile torti, istus öösel meiega üleval, kui me 3. tööd järjest tegime, eksami tõid. Või ta oli nii pühendunud teile? Ta oli nii pühendunud selle ajal, et temast on nagu ütleme selles suhtes ja ta andis meile ka joonistamist. Ja tema joonistamine oli niisugune väga õrn ja graafiline ja niisugune, ütleme, kui ma praegu mõtlen, kujutaks kunstnik vast midagi niisugust nagu Naima Neidrat ja niisugust natuke värelevat ja niisugust, aga pärast siis, kui tuli Soans ja Jüri Palm, siis need lasid meil siis tahkuda ja nii nagu sel ajal moes oli niisugune tahkuv, niisugune rustikaalne joonistuse stiil, see lõi ka läbi graafikas ja maali mõtleme Lepo Mikko peale või Olev Soansi peale või niisugust, see oli selleaegne stiil, see oli siis, ütleme, see stiil, mis tuli peale padu stalinlikku realismi, et see oli nagu vabanemine, et ta oli niisugust natuke, aga muidugi, mida me ei tohtinud teha, oli niisuguseid voolavaid joone ei tohtinud teha, sest selle kohta ütlesid mõningad õppejõud juugend halvas mõttes. Juugendit ei tohtinud, ma fännan juugendit, ma fännan art deco'd ja kõik, aga juugend oli väga halb. Selle aja esteetika pidas juugendit väga kitsik. Keelatud vist. Vaidale loeti ka seda peale, Vaide rääkis ka, et see oli isegi mitte kitsch, vaid et see oli nagu halva maitse triumf. Jah, aga ühesõnaga nendega tudengitega te õppisite koos, mis peale seda õpet sai? Tudengitega me õppisime koos, kusjuures meil oli haruldaselt üksmeelne kursus, kui me ikkagi otsustasime kinosõprusesse kunstiajaloo loengu asemel minna mingi uut filmi. Auditoorium tühi, õppivad sees ja kõik panid ribureas kinno. Ja muidugi kateedripeod ja ühesõnaga see kateedri atmosfäär oli ääretult niisugune vaba ja mõnus. Ja suhtlemine nendega, kes olid sel ajal lõpetanud juba, kui olid mingid kateedripeod, siis kõik tulid koos. Kellest teid kasvatati seal või?
kuidas? Kelleks teid nagu õpetati? Ehti kunstnikuteks siis, et tehagi autori väikseid tiraaže või oodati, et teist saaksid peakunstnikud nagu tehastele või kuidas see suund? meil oli suund niimoodi, et meil õpetati kõike ja see oli pärast su enda valik. Kuni monumentaalkunstnile, mõtlen näiteks Kaia Partsu peale, kes hakkas tegema, mõtlen Maina Morgani peale, kes on teinud. Et see oli nagu pärast iseenda valik, kuhu sa tööle satud, sest ega töökoht ei olnud niimoodi, et me lähme ennast kuskile pakkuma. Me elasime ikka Nõukogude Liidus. Õppe oli vaba. Võeti seda, mis antakse? Tähendab mitte see, vaid see, mida kästi minna, kuhu kästi minna tööle, see oli sundsuunamine. See ei olnud mitte nii. Kuskil mingis asutuses oli kunstnikke vaja, siis nemad tegid ja siis oli riiklik suunamine, mida ei saanud ka ära öelda, kui ei olnud mingit imemõjuvaid põhjusi. Ja kusjuures nende sundsuunamised võisid kätkeda töökohti ka väljaspool Eesti NSV või Eesti Sotsialistliku Nõukogude Vabariiki kuskile mujale. Nii et seal ei olnud mingisugust sellitamist ja muidugi ütleme, enamus olid õnneseened, kui kes sai siis juveelitehasesse või kes sai siia. Aga neid kohti ei olnud nii palju. Nii et kuidas oli, minu kursustest ei saanud ükski minna erialast tööd tegema, aga me kõik hakkasime tegema erialast tööd. Nii et juba siis, kui meid suunati, ütleme kuskile mujale, meid suunati väga pikk nimi, ma ei viitsi seda öelda, ühesõnaga Kaubandusministeeriumi all oli üks jälle mingi konstrueerimistehnoloogia büroo ja seal oli aknakujundused ja mind suunati aknakujundused. Miks? Te olete disaini lõpetanud, teie lähete nüüd aknaid disainima punaste loosungitega. 10 aastat olin seal, tegin oma töö ära. 10 aastat? Jah, see oli väga pikk. Selle aastas sain 2 last, sain lapsetoetusi selle aastas ja siis sai kõrvalt ja samal ajal, nagu lõpetasin, selle ajal me saime kohe hakata tegema näitustele. Aga näitused olid žüriiga, nii et kui sinu asi läks läbi, siis ükski, selle ajal ei olnud kuraatorite süsteemi nagu on praegult. Ühesõnaga me kureerime, kuraator valib välja või näeb nagu kuraatoril on oma nägemus, eks ole, et ta koostab kas selle grupi või kui annab üldnäitus, tal on ikka oma mingi teema, mida ta valdab, mida ta tahab rõhutada. Selle ajal on sellisest asjast veel keegi kuulnudki mitte. Järelikult olid suured kunstinõukogud. Kunstinõukogu oli A ja O, kes siis nägi ära ja kunstinõukogud olid ühesõnaga näituste puhul ja kui me tahtsime saada tellimusi, see oli võimalus saada tellimustõid oma kavanditele, oli võimalus saada kunstifondi poolt. Jälle žürii valis, kas tellib või ei telli ja ka kultuurimini hulkad ka ei olnud kultuuriprojekt, aga seest rahastas Kultuuriministeerium ja kunstifond, sest need allasutused, mis siin töökojad olid, need andsid selleks ressurssi. Ja siis, kui sa said lepingu, see oli sinu enda mure. Kas sa tegid omal kööginurga peal selle asja valmis? Või kui tegid mõne suure vastvormi, otsisid ise, kus kohal sa said, kes sul seda tegid. Sinul oli blank, sul oli ühesõnaga leping, sa said selle eest raha ja oli lepingud, millal sa paned välja ja samal ajal, kui see oli juba seal läbi said selle sama jurakaga või ehtega või mille iganega, sa said minna ka näitusele, sest ta oli juba nagu konkursi läbi. Et see oli nii ja näitustel hakkasime me kõik kohe tegema, sest see oli ainult viis ellu jääda. Ja kui sa ei oleks seda teinud, siis sa olekski jäänud aknakujundajaks või mida igane. Järgmine töökoht oli mul ajakirjanduslevis, siis ma kasutasin seda ära, mida ma olin ka õppinud, ühesõnaga kirjadisaini, tegin seal mingid magedaid plakateid ja buklett ja mida iganes. Kogu aeg oli palgatöö, see, mis hoidis hinges ja pühapäev oli siis näituse töö. Jälle meil tuleb näitus. Jälle üle vabariiklik näitus või metallikunsti näitus ja kusjuures me ei tohi ära unustada seda, et me torkisime sellist asja nagu väärismetalli, selle ajal oli see kriminaalkuritegu, mitte haldusõiguse rikkumine, vaid kriminaalkuritegu oli eraviisiliselt töödelda, see oli valuutaga hangeldamine, kulla hõbeda töötlemine, see oli kõik ühes potis. Ja kõik meie vanad asjad on ju ilma proovimärgita, sest meil teada oli, et nad oli panime valge metalli ja mida iganes. Nii et.
et seal oli nagu takistusi oli nii palju, kui veel vähegi saab. Ja siiski sa olid ühte asja õpid, see asja sulle meeldis ja sa oleks tahtnud ainult seda teha. Ja võtsitegi riske. Ja kogu aeg tegidki aastakümneid nii. Nii et. Ühesõnaga, siis sa olid peale kooli, sa olid akna kaunistaja ja dekoraator ja peale seda sa said siis ka 2 last ühesõnaga. Sel ajal jah. See oli see aeg, kus me oleme noored emmed. Oma mehega sa said tuttavaks ülikoolis. Täpselt nii. Ega need vähesed meessust tudengid tuli ära kraamida. No see selleks, aga nii oli, sest ehkki meil ega kõik ei abielnud kunstnikud omavahel. Abiellusid osa ja osa mitte. See kuidas kellelgi läks. Kuidas on pere ja töösuhe koos, et räägite palju oma nagu loomingust üksteisele, küsite nõu, et te olete mõlemad kunstnikud, et sinu mees on graafik, sa ise oled kunstnik graafilise joonega, eks ole, et kui palju te nagu seda tööd ja pereelu omavahel olete suutnud laus või koos hoida? Eks ta ikkagi koos on, eks ta üks niisugune segasumm ole. Ja muidugi tunnetuslik vahe, kui ma nüüd ütleme, kõrges vanaduses tagasi mõtlen, noorena oleme kõik väga innukad, meie energia on niivõrd võimas, me jõuame kasvatada pisikseid lapsi, käia tööl, teha näitusasju, võtta konkurssidesse, me jõuame kõike ja kõik tuleb välja, sest noorel inimesel on indu, energiat kõik ja sa pulbitsed nagu tahtes teha. Ja täpselt samuti ka abikaasa, lapsed olid lihtsalt kodune elu ja kumbki püüdis leida oma aega teha ateljees tööd. Me tegime, kasutasin näiteks oma mehega monumentaalkunstimajas ühisateljeed 18 ruutmeetrist, kuna ta ütles, et ei kannata minu kopsimist välja. Siis oli meil niimoodi, et tema tegi päeval graafikat ja siis kella 6 oli vahetus ja 1:30 tulin mina koju, siis mina kopsisin seal. Kordamööda ja siis kordamööda samal ajal vaatasite ka lapsi siis? Lapsi ka ja kui nad juba olid suuremad, hakkasid koolis ja treenis käima ja niimoodi ühesõnaga, et kõik see esimene ateljee ei olnud mitte monumentaalkunstimajas, vaid esimene ateljee oli, kuidas sai noor kunstnik ateljee. Ega ei saanudki. See kõigepealt, kuidas me saime Kunstnike Liidu liikmeks, ikka see sama muidu isiknäitus pidi sul olema, palju sa pidid olema üleliidulistel või Eesti NSV näitustel esinen. Siis pidi tegema, mida praegu öeldakse, portfoolio. Selle ajal oli lihtsalt mapp, sa pidid mapi tegema, sa pidid saama neid purinaha soovitusi ja siis sa said liidu liikmeks. Aga liidu liikmel olid niimoodi, et see mees, kes oli vanem ja kes oli tunnustatud, noor kunstnik, kui sa ei olnud veel Kunstnike Liidu liikmed, see mitte keegi. Sa ainult pürgisid näitusele ja siis olid õnnelik, kui su asi ka läks profide kõrval letti. Kui sa olid juba liidu liige, sul tekkis nagu ütleme, et sa olid juba mingi positsioon, ma olen liidu liige, ma olen üks nendest ühesõnaga nagu. Ta oli siis kaalukam, kui ta on praegu. Mida? Et see oli siis kaalukam, kui ta on praegu. Absoluutselt. See oli niimoodi, sa võid esimest korda võisid. Sa oled prof? Jah, ma olen prof. Just nimelt. Ja noorele profile ei andnud keegi mingit ateljeed, ta võtsigi ise. Ja siis me hakkasime käima mööda maja valitsuse, vaatasime, kuna me elasime Pelgulinnas, selle ajal ei olnud meil oma korterit, minu ema juures hakkasime seda Pelgulinna läbi, seal oli Võru või teiste jaokseid niisugused majas, kellel olid suured aknad, pool keldrikorterid, kus on peaaegu täis akna mõõt väljas, aga ülejäänud on all keldris. Ja siis oli juba niisugune asi, hakkasid ehitama Mustamäed ja niisuguseid koledusi ja isegi vist juba Õismäe hakkas kerkima. Ja neid järjest koliti välja ja neid uuesti elamispinnana kätte ei antud. Ja siis me saime ühe väga ilusa aknaga, suurepärase keldri ahjuküttega, mis ajas suitsu sisse, keldri toakese, plindiga toakese, kus oli suur aken, maapinnal täisaken. Ja see oli meie esimene ateljee ja see ateljee oli nii kauani, kuni lõpuks oli ühesõnaga tuli see monumentaalkunstimajas oli juba mees piisavalt nagu nimekas või ütleme, et tema sai sinna
endale väikse ateljee ja mina kolisin sinna muidugi rõõmuga kohe ka oma töölauaga siis. No ikka. Aga mis sind inspireerib? Kuidas ma pean ütlema, et ma ütlesin, et ma olen kivitõus, kui mind inspireerivad kivid. Ja esialgu, kui oli, ütleme, vääriskive vähe, siis ma olin tohutult võlutud nendest kivimaailmas, et kui palju on kive. Ma olen endale ostnud ja mul on endal ka umbes niisugune kureli karbitäis igasuguseid kive peale briljantidest, see pole mõtet osta, liiga kallid. Ja noh, jah, ilus ja särab, nagu öeldakse, ikka midagi põnevamat. Ja teha ehteid koos kividega, samal ajal ma ei ole kunagi tahtnud, nagu ütleme, näitusehteid teha puhtalt ühe sõnaga, et nagu ütleme, teed eratellimust või kas või galeriisse mõttes, võtad ühe ilusa kivi, ma ehitan sinna mingi kompositsiooni või mingisuguse disaini ümber. Et pigem ikkagi mulle meeldis miksida mingisuguseid materjali, pärlmutrit ja klaasi ja ma ei tea, plastikuid ja mida ma lihvisin, ma ikka tegin. Neid on üks terve kari on praegu seal ETM-is, see oli üks niisugune periood, kus ma miksisin värve ja erinevaid materjali, aga ikkagi materjal, ikka kivi ja ikka värv. Et see oli nagu ütleme, võib-olla kõik esimesed tööd olid mul mingid nõksed peale lõpetused, mingid korrutatud ja midagi filigraani proovisin, see oli ikka niisugune, noh, ütleme, sa lõpetad ära üks, sa ei ole ikkagi veel päris valmis. Ütleme, sa oled nuusutanud seda kõike. Ikka teete tahad niimoodi ja noh, sa veel päris tead küll seda asja, mis sa teed, et ma teen selle, aga sul ei ole nagu päris niisugust oma rada veel ees. Et no ja siis tulid niisugused katsed kividega väga mitmed, et ikkagi alati ma püüdsin ja vahel ma panin neid lihtsalt ka üle aru palju kokku, et niisugune, no lihtsalt ma fännasin niimoodi, nad tundusid nii põnevad. Ja sealt ütleme niisugune hüppe sellele paekivile, mida ma praegu vaatan, kui ma esimesed asjad tegin 1990, ei ole ka midagi üllatavat, sest et ilmselt oli see ring nendest muudest värvilistest ilusatest kividest täis, et mul tekkis tahtmine midagi päris looduslikku teha ja ta oli need meie paekivist need olevad kivissed, et need annavad nii huvitavaid pilte, nii huvitavaid faktuure, et see oli nagu üks värske sõõm minu jaoks ja siis taandusid kõik need ilusad vääriskivid minu jaoks. Ma teen need kuldahõbedad, ma teen nendele tellijatele, aga seda ma teen siis, kui ma ise tahan, et siis on see minu, nagu ütleme, niisugune mõnu. Maalilisus. Ja maalilisus ja veel, kui me vaatame teda, et see ühesõnaga see struktuuri, noh, mitmeküsisus, et nad on nagu väiksed. Et tal on nii palju niisugust peent struktuuri, see on nüüd fossiilne korall, et seal on kõik need näha, et ta on niivõrd võluv ja kusjuures nad on kordumatud, sest et see on lihtsalt, mida sa leiad, et kui ma leian näiteks ilusa ahaadi, siis teatud 20 ahaat on mingi väike moonutus sellest, aga nad on kõik ühtmised, säravad ilusad. Aga see oma niisuguse tuhmi peene struktuuriga, niisuguse graafilise joonisega, et nad on nii semoodi ja mis muidugi võlub mind alati see, et ta ei olegi ju kivi. Ta on ühesõnaga välja surnud elujäljed, ühesõnaga, mis on meie paekivi, eks ole, paekivi tekkiski loomade lubikodadest ja nad on ja sekkakorallid ja nad läksid ja neid loomi, mis läheb terast ja siis hakkab veel mõtlema, et kus need on pärit. Nende kihtide vanus, mida me kasutame ja mida ma siin lõigun ja panen 400 miljonit aastat tagasi, olid need elukad elus, 400 miljonit aastat. Ja Eesti mandrilaam, nagu me praegu teame, kes on huvitanud, on laamtektoonik, ühesõnaga need peamised laamad liiguvad. Eesti, see, kus meie praegult olime, see laamatükk oli sel ajal 400 miljonit aastat tagasi ekvatoriaalses troopikas ja seal madalas vees olid kõik need toredad seal, kus praegu on Austraalia põhimõtteliselt. Ja kõik need on ühesõnaga selle jäljed, et see on niivõrd rikkalik, sellest on tekkinud meil ka põlevkivi, kus olid niisugused fosfaatsed kõjad, need on kõik ühesõnaga vee elustiku jäljed. Siin on see vahe, et
selleks, et oleks korall, selleks me olime madal šelfi alaga, et selleks, kus on fossiilsed, siis selle jaoks me olime juba sügavam ookeani põhi. Täpselt, ja kõik nad on nagu mattunud ära ja kui vaatab praegu, kuidas see meie paekivi tuleb välja, näiteks oleme Muhumaal, meil on suvekodusel, hakkad nagu kaevama. Vaata, mis on kivi tuleb vastu. Ümberringi on nii, paneb puu või põõsas, kas ma vaatan, toksid kivil. Seal on mingisugune puhmast kasvab välja, nii et see meie ütleme saared ja nii, et see on ju näha, kuidas need, ühesõnaga, et ta ei ole mitte alati niisugused tiseme, võid näha niisugused mingid kavernid või ma ei tea, mis on, et ta on nii, ühesõnaga, ta on üks uhke asi ja peale selle, et ta on nagu Eesti asi, et see on nagu millal sul hakkas tulema see paelembus? Paelembust oli mul 1990 ja see oli niisugune algus oli sellega, et Elle Peerets, kes on geoloog ja kes on uurinud ja ainult tegelebki Eesti dekoratiivse paega, kes on raamatud sellest välja andnud ja uurib ja neid määrab ja neid paekihte. Tal oli loodusloo muuseumis oli näitus, kus tal oli väljas kõik need erikihtid, tal on kõik dateeritud, see on sellest vaatestusest, see sellest ajastust, sellest kihist. Ütles, et tule vaata, et need on nii ilusad, et äkki sa tahad ehet teha. Aga Elle Peeretsiga me olime väga head tuttavad ja sõbrad enne. Ma mõtlesin, et telliskivist võiks ju ka ehet teha, et mida nüüd? Aga läksin vaatama ja vot siis käis vau-efekt, sest ta oli tõesti välja noppinud need kõige kihvtimad ära, ta oli need peltõhikuteks, ta oli need pealt poleerinud, näidatud ära ja siis ma nägin, et see on terve omaette maailm, et ta niivõrd mitmekesine on see need faktuurid ja elukad, mis sealt seest välja tulevad ja need värvid tulevad sellest, kas on rauda või koobaltit, midagi juurde tulnud, see vahel viskab mingisuguseid teisi toone sisse, et see oli nii põnev. Aga kuidas sul oli, et ühesõnaga, kui me vaatame nüüd ajatelge, siis sul jäi jutt pooleli enne, et mehega koos hakkasite rentima siis seda ateljeed, et mis sealt edasi sai, et millal te jõudsite Kuldkraalini või kas sinna vahele jäi veel midagi? Oi, Kuldkraal on hiline lugu. Aga mis sinna vahele veel jääb? Tähendab, sinna vahele jääb, esiteks oli 10 aastat, nagu öeldust, siis oli 10 aastat side, mitte siseministeeriumis. Sideministeerium, kelle vanem kunstnik ma olin ja siis pidin tegema ühesõnaga Filadelfia näituse plakateid ja mingid kataloogi ka ühesõnaga igasugust ümbrike kujundust, ühesõnaga niisugust graafilist tööd. Siis oli niisugune asi, siis oli sealt ühesõnaga tundus, et see oli ka 10-aastane tsükkel, tundus, et 10 aastaga ammendus minu jaoks see teine, sest kõik see töö, mida ma tegin palga eest, see ei kütkestanud mitte. See oli see elu. Sa kannatasid? Jah, ma kannatasin palga pärast. Ikka see elu oli kuskil ateljee nurgas oli elu. Ja siis ma läksin sealt ära ja tekkis nii, et mul tekkis üks vaba moment ja see hakkas juba selline ülemineku aeg peale. Aga meil olid rublad. Ja ma mõtlesin, et peab see kuskil tööle minema ja mees müüs juba hästi selle graafikut, sest inflatsioon oli, kõik olid valmis õhuluugist, kas siis teeb peasi, anname sulle rublas, aga sul ei ole nende rubladega midagi teha, mees ei tahtnud müüa, sest mida selle paanaga teed. Aga nad oleks võinud ikka tööl olla. Ja siis tekkis niisugune moment, et oli üks reklaamifirma Antiqua. See oli ärksad vene daamid olid teinud reklaamifirma vene kompaniidele. Ja nii nagu ütleme, tänapäeval öeldakse, et naine peab ikka olema või üks mustanahaline peab olema. Mina olin seal firmas eestlane. Et keegi, kes suhtleks ka Eesti ja kes haldaks neid vene kunstnikke seal, see oli ühesõnaga pakuti kunstjuhi kohta. See oli, ütleme, samane töö nagu ütleme tarbegraafika ja nagu ütleme sidus ütleme aknadekoratsioonidest, mingisugustest panoodest, mida tehti reklaamipenoosi. Selle ajal ei olnud veel neid niisugused teeprintimise, nad olid nagu käsitsi tehtud. Või siis ka logod ja graafilist disaini, et ma otsesin siis kunstnikke häid, kes on sinna ja see läks kuni peaaegu lõpuni väljas. Olin veel ühes
väikefirmas need läksid seal omadega, nagu öeldakse, ei tulnud välja majanduslikult. Siis ma olin veel Ulapel, siis ma tekkis veel ühtesse väiksesse firmasse, kes andis majandusliku niisuguseid materjali, ühesõnaga niisugust statistikat ja midagi, ma tegin seal kaanekujundusi. Ja parasjagu siis tekkis selline moment, et siin oli Arsis olid läinud ühesõnaga asjad, ilmselt oli see Arsi süsteem, see oli juba krooni ajal Eestil. Ühesõnaga hakkas see langus peale, kui siin Arsis sees olles, millest tekkis see langus. Langus tekkis sellest, et see oli väga suur ettevõte, andis tohutult palju toodangut ja kõik see toodang, terve see nõukogude aeg müüdi maha ainult Tambi tee, masstööd, tee unikaali, tee mida tahab, see kõik andis müüa, aga Vene turg langes ära. Tekkis kroon ja äkki hakkas sisse tulema igal poolt, iga ärimees tõi midagi sisse, kulda, hõbedat, ühesõnaga sellel klassikalisel väga heal tasemel käsitöönduslikul tootel sellist massturgu ei olnud, milleks see asutus siin oli võimeline. Ja veel oli siin arusaamatus, siis taheti kunstnikke lahti lasta ja ühesõnaga kunstnike kogukond siin oli väga suur, kes olid autoriteeraasi kunstnikud, kõik kunstnike liidu liikmed. Ja seal oli mingisugune niisugune klausel, et vist seda peakunstnikke said kunstnikud valida. Ja siin oli ühesõnaga ilmselt oli, ühesõnaga konfliktid olid läinud niivõrd suureks, et enam ei saatnud otsuseid kunstjuhi ära vahetada. Enne mind oli Poolma, kes oli 10 aastat siin olnud, enne seda vahetasid nad omavahel kogu aeg niimoodi paariaastased tsüklid, nad on kõik olnud peakunstnikud siin. Lihtsalt nagu roteeruv koht, sina oled see, kes istud laua taga, vaatad matriitsi üle, võtad kavandid vastu, ühesõnaga niisugune asi. Ja siis sattusin siia ja see ilu kestis ühesõnaga 2 aastat, sellega oli näha, et mingisugune ümberstruktureerimine tuleb kõne alla, sest seda kõike oli palju, sellel heal väärtgrammil ei olnud sellisel vaesel maal turgu, mis oli Eesti krooni alguses ja sisse toodi juba hunnikute viisi kõige odavamad ja masstoodangud. Nii et ühesõnaga laod olid ilusad toodangud täis ja siis hakkas see Arsjuveli likvideerimine samm-sammult. Panti müüki, laovarud olid ju tohutud. Siis olid juba rikastunud ärimehed, käisid siin ostsid niukesi autoritiraaži asju, et mis oleks võinud, paljud oleks võinud olla muuseumis. Aga muuseumil ei olnud raha seda panna. Siis oli siin all peale sõjaaegsest saadik ka stalinlikust perioodist olevate märkide, niisuguste odavamate asjade näidise baas oli kogu toodangust, arvatavasti kunstitoodete kombinaadi algusest kuni Arsjuveli igast märgist, igast rahvussõlest, igast väiksest hõbepudinast oli üks näidis. Suur mida kogu? Mida tegi Tarbekunstimuuseum? Raha ei ole. Ja need läksid pankrotivarana müüki. Kõik. Mõningaid asju oli seal 500-600 tükki, nende järelmeid jookseb. Praegult veel antiigipoodides, kui vaatad niisuguseid mingisuguseid 60-ndate, 70-ndate stiilis mingid emailitud prossid õpetatud ja mida iganes, siis oli, kes panid raha alla ja ostsid. Ja samamoodi muutusid kõik tööriistad, kõik töölauad, kõik asjad, igal asjal oli hind. Need olid kõik Arsjuveli omad, ka töömasinad seal taga. Ja siis ütles kunstifondi direktor, sel ajal oli meil veel kunstifondi direktor Andres Liivet, proua Vinn, siis ma olin kuuleks selle. Kui teie tahate, valige välja ruumid, mida te tahate rentida. Ja kui te tahate tööriistu, siis valige need tööriistad välja, mida teil on vaja. Ja siis ühesõnaga
me panime ruttu ühe väikse kuldkraalis kehandi kokku, neljakesi mõtlesime, et meil on koos kergem nagu rahasi kokku panna ja hakkama saada. Ja hakkasime siis pakkuma ja poleermasinad, krokodilli on tarvis ja seda valssi on tarvis, seda on tarvis, seda on tarvis, seda on tarvis, töölaudas on tarvis, kõik need on meil välja ostetud viimse jupini. Need tööriistad ka, mis siin on siis? Ja see suur valts on meie oma. Praegusel juhul minu ja Tea ja Ive oma. Aga siialt jääb. Ja siis oli niisugune asi, et nad olid ju vanad masinad ja kõigil oli nendel, nagu öeldakse, laoväärtus. Mina panin ja me tahame seda, et laoväärtused olid teada. Aga nad olid enam pakkumisel. Ja siis, kui see müük lõppes, siis tuli nii. Proua Minn, et teil on nüüd enam pakutud hinnaga eelisostu õigus. Mitte sellega, mida me tahtsime osta laohinnaga, vaid enam pakutud hinnaga. Hinnad olid seal nii, et me maksime Kunstnike Liidule neid asju 2,5 aastat. Nad tulid vastu. Nii et see ilus asi, nagu siin poisid kasutavad, et siin on arsimasinad, jäid siia. Ta on meil välja ostetud. Need on juba omaette museaalid seal. Ja siis oli niimoodi, et mida siin all teha. Suured masinad, need kohviaegsed masinad. Mis teha? Ma mõtlesin, täitsa jumala jama, kui kaob pärast tantsimise võimalus, kui see baas, kui need lastakse relakakat. See kogukond. See kogukond ei olnud veel paikesi. See kogukond on pärast olnud jumala õnn. See on meid päästnud. See teie noorned. Te olete, ütleme see, mis on selle maja päästnud. Meie lõime, nagu ütlekse, mingi aluseid ta ei läinud, nagu öeldakse, haamrella. Mis me näiteks, ma mõtlesin, mida teha? Ene Valter, kes on niivõrd võimekas, kes oli A-galeriis, ma helistasin Enele, kuule Ene, tead, all on need, kas sa ei taha võtta alt neid masinad endale, tee oma osainget võtta, sest ma teadsin, et seda on vaja, aga ma ei ole lihtsalt nii võimekas, et ma oleks suutnud niisugust asja vedada. Igaüks, sa pead suutma ennast hinnata. Et ei tohi ülehinnata, ei tohi allahinnata, sa tead, mida sa oled võimeline, mitte mida ma tahan teha, vaid mida sa oled võimeline tegema. Siin niisugust gruppi pidada ja ma olen võimeline seda mitte. Ene mõttes, mis asja. Ja ta on lõvi, ta on täielik lõvi ja Ene lõi omal varsvase tööd ja ütles, nüüd hakkame rentima neid töömasinaid. Tema ei ostnud neid välja, tema rendib neid Kunstnike Liidud ja me saime ära päästa 2 korrust ühe sõnaga, mis olid nagu väga vajalikud selleks, et tootmine jääb. Siis olid need 10 kunstnikud, seal enamus olid siis veel alles, olid, sealt on Aivi Raadik ära läinud ja Jutta Vahtramäe ära läinud ja kes veel olid siis elus. Leida Illang ja need olid, need istusid seal sees. Nagu peatagana, mis nüüd saab? Kunstjuht, oma pioneerijuht ei ole tead. Ma mõtlesin, teete omale mingi grupi, võtke see ruum rendile ometigi. Ja kiiremas korras enne kui enne. Siis nemad võtsid selle osa rendile ja siis oli siin veel igasuguseid segadusi nendele. Siis me tahtsime alla ühte kohta saada see, kus on Mari Käbini juures see loovi peal. Me tahtsime ühte, aga see oli juba, fond oli sinna mingid muud, aga mitte need ei läinud. Seal on praegu hoopis 3. Me mõtlesin, et me oleks olnud täitsa omaette, mitte nii läbiga. Ei, seda ruumi me teile ei anna. Aga meil oli tarvis, kus oleks gaas sees, kompressor sees, sest me olime, ikkagi ette kunstnikud. Et ei pea hakkama kohe ballooni ostma, et see maja võimaldas niisugust asja. Ja niimoodi siis tekkis, Enel oli ju ruumi algul rohkem, tal oli ju see, kus Siniape oli, Enel oli seal Galvano sees. Aga kuskilt läksid need rendihinnad nii kalliks, et ta kolis siit ära ja peale selle, kuna ta ikkagi annab toodangut suuremas mahus, transport ja kõik on siin lahti. Ja siis hakkas see maja minema niimoodi jumal tänatud ateljeedeks. Ja kui siis tuli see moment, et müüme selle hobuse ja maja maha, see oli maja noori täis, Kunstnike Liidu liikmeid, gruppe täis ja vaata, see ongi see, mis on selle maja päästnud.
Siin olid ju enne ka kõik kullasseppad ja juveliirid ja kus nemad siis kõik laiali jooksid? Kuhu nad jooksid, kõigepealt nad ühesõnaga neid koondati. Mind ju ka koondati, me kõik koondati ära. Mitte ei vallandatud, vaid pankroti tegemise käigus järjest koondati. Hakati algul koondama ja pärast kuulutati pankrott välja. See punt, need noored, kus oli ühesõnaga Eiki, seal üks terve neid oli, palju neid oli, kas üks 8 või 10, nemad läksid Vanaturu kaela, Halju kullasepad olid nemad. Aga see punt on laiali läinud, enam ei ole nad tegema. Selles suhtes, et keskendume täna ikka sinule praegu, selles suhtes, mul on sulle veel posu küsimusi. Oi jumal, me praegu oleme saanud alles selle ülevaate, kuidas sul on olnud see enam-vähem ajaskaalas, aga et mis sind inspireerib? Võtame siis edasi. Vaata, see on nüüd niisugune asi, kui ma hakkan ehed tegema. Kindlasti ei sea mina enda kreedoks mingit maailma valulisi probleeme lahendada. Sotsiaalset teadet seal ei ole. Ma ei lahenda keskkonnaprobleeme. Ma ei lahenda süvafilosoofilisi küsimusi. Ma jätan selle lahkelt kujutavatele kunstnikele või minust andekamatele mõttehiiglastele. Mina võtan kivid kätte. Tavaliselt see tuhtub see suhteliselt ja isegi viimasel ajal, kui ma olen teinud teokarpidega, täiesti jumalast juhuslikult. Võtad asja kätte ja ma ei tea, kuidas tekib mingisugune seos, hakkad seda asja äkki niimoodi peos veeretama. Ja siis hakkab see asi nagu elama iseendast, ma nagu mängin nendega. Ja ei ole nii, et ma teen kavandi valmis, ma ei tee kavandit valmis enne. Mul on enne mingi idee, kui ma juba vaatan, et ma hakkan tegema. Ja siis ma hakkan tegema nagu juba metalliki, ma ikka veel mängin. Ma mängin nagu last ja vahel on nii, et täiesti poole töö peal keerab see asi hoopis mingisuguse teise. Täiesti üllatama näe, mida ma alguses ette ei näinud, aga kuidagi seosed tekivad nagu töö käigus. Et ma arendan seda asja ikka edasi ja timmin neid ja tasakaalustan ja vaatan. Ühesõnaga, ma ei teagi, kes teeb neid ehteid, kas teeb materjalehteid või mina ehteid, ma ei tea seda siiamaani. Vahel mul on tunne, et ehe ise dikteerib, mida ta tahab sinna juurde saada. Et tekib äkki üks kooslus ja ta lihtsalt nagu nõuab mingit asja veere juures. Et teinekord on täiesti hämmist, et kas siis tõesti nii peab olema. Kas seal on see aegluse võlu on selles siis või? Jah, tähendab, et ma nagu elan temaga kaasa selle asjaga. Et asi areneb, tal ei ole mul on arva, kui ma olen teinud niisugust asja, et mul on enne mingisugune konkreetne niisugune, mul tekib üks niisugune pilt, ma teen selle, näiteks need paepresid, siis tekkis mul äkki mõte, et ma olen neid paega teinud nii palju asja, et on rahvuskivist tekkis mõte, rahvusprees nagu see, ja äkki tõi mingisugune arhitektuuriline pilt, et siis ma teadsin, ma pean sinna kuubikujulise paetükke sisse saama, aga missugune see ümbrus oli, seda ma ka päris hästi, see tekkis töökõul. Et see on üks väheseid, kus ma olen täiesti nii öelda, ütleme, et mul on enne olnud niisugune väga kindel minek. Ja pigem on ikka niisugune, et ma mõnulan, ma teen ja mõnulan. Nii et kui küsida, et mis on nagu kõige nauditavam, siis ei ole see valmis, vaid see on protsess. Absoluutselt. Aga sa ütled, et su tööd on ka, et on raske nagu tööd käest ära panna või kuidas sa nagu leiad selle, et nüüd on valmis, kas tuleb see rahulolu või mis see on? Ühe korra tekib niisugune asi, et asi on nagu paigas. Ja ta ei ole vahel paigas veel päris tükk aega, mul on teinekord on ta poolikuli, ma otsin sinna mingit lisandeid juurde. Ja ühesõnaga, see tuletab mulle meelde sellist asja, et ma tegin, see on see niisugune visuaalse tasakaalu moment, et kui sinu jaoks, või tähendab, antud juhul minu jaoks, kui minu jaoks on see visuaalne tasakaal, nii esteetiliselt kui ka vormiliselt olemas, mul käib nagu üks klõps läbi, siis ma tunnen, et see asi peab nii olema. Ja siin kunagi Liina Lõivas rääkisime minu ehtest, et ma ütlesin et mulle mu ehted meeldivad. Ta ajas silmad nagu suureks, et kuidas nii? Ma ütlesin, kulla inimene. Minu ehted võivad absoluutselt kõigile, mitte üldse meeldida, aga kui mulle ei meeldi,
mille pagana pärast ma neid siis teen. Kui mina teen, siis see moment, see asi meeldib mulle. Ta on mu lapsukene, ta meeldib ja kui käib lõpp, siis minu jaoks on see moment, on ta minu jaoks täiuslik. Ta võib olla täiuslik mitte 2 aasta pärast, aga see moment, kui ma ta valmis annan, see on see, mida ma sel momendil olen tahtnud ja olen teinud ära. Aga ajas muidugi väga paljud asjad muutuvad ja mõnegi asjas suhtes on nii, et ma ei hakkagi isegi mainima mõne tarbekunstimuuseumis. Mõne asja suhtes on nii, et ma ei julge seda öelda, aga tegelikult kui ma näen, mul tuleb suletustiiger meelde. Nii et me kõik muutume ajas, me muutume ka suhestume oma loominguga teistmoodi. Ja see, mis oli tähtis, on see, et see moment, kui sa teed, et sa oled enda vastu aus, et sa oled andnud nagu sellel momendil endast parima. Ja see endast parim peab sulle meeldima. Ja see, et sa ei lase ennast häirida ka sellest, et mõni ütleb, et see on jama või see on käsitöö või see pole üldse kunst. Come on. See on teiste mure. Minu mure on see, kui ma elan selle ehtega koos. Minu mure on tehta nii ära, et ta mulle meeldiks ja et ma oleks õnnelik. Ja ma olen ka õnnelik, kui ma teen. Need on parimad hetked, kui ma siin olen. Mis teeb, sa natuke juba ütlesid seda, et harmoonia ja visuaalne selline. Ei ole midagi. Kohe vaatame. No pool tundi veel läheb ikka natuke. Ja, ei, siin poeg saatis mulle mingi laima oma filosoofilise asjad, et pool aega inimene teenib, ohverdab oma tervist, et raha teenida ja teine pool ohverdab oma raha, et tervist taastada. Jah, väga vahva. Aga ütle teema juurde tagasi tulles siis, et mis teeb ühest heast tehtest ühe hea ehte? Kui sa ei vaata ka ainult nagu enda, vaid üldse, mis sind nagu kõnetab? Mind kõnetavad väga paljud, ühesõnaga, see on jälle ühesõnaga suheldes väga paljude ehte kunstnikaga, erinevates põlvkondades, erinevates situatsioonides. Me võime näha niisugust ja üldiselt ka suheldes kunstnikaga, me võime näha niisugust fenomeene, et autor on alati enesekeskne ja ütleme, eriti enesekeskne autor näeb ainult enda asju ja muu asi ei ole üldse olemaski või ei ole aktsepteeritav või ei ole hea. Siis on teine lähenemine, et sa näed ka teisi autoreid ja sa oskad neid hinnata ja sa ei võrdle neid mitte iseendaga, vaid sa vaatad neid kui omaette nähtust. Sa leiad nendest nende head küljed ära, nende küljed, mis sind kõnetavad ja vahel on täiesti pahukoht, et sulle võib olla niisugused täiesti endast diametraalselt vastandlikud stiilid ka ehtekunstis, mis sind väga fännavad ja sa peab olema nagu ütlema avatud silma ja avatud mõtte ja tundega vaataja, et sa saad aru teiste kunstnike stiilidest, et sa oskad neid hinnata, sest see tegelikult annab sulle väga palju niisugust, ütleme, see rikastab su ümbrus, sa näed äkki ilu, mõtteteravust ja kõike seda enda ümber, et sa ei ole mitte klammertud oma ühe asja sisse, mida sa niimoodi naudinguga teed, vaid sa näed väga palju teiste niisugust asja, minul on neid vau-efekte no küllaltki ja muidugi kui ühesõnaga me kõigi kunstnike asjad on mõned tugevamad ja mõned nõrgemad. Sa näed ka seda ära ja ma pean ütlema, et vist ei ole autorid, kellel ei oleks oma tipud olemas, aga sa pead selle tipu ära nägema, sa pead austama. Ja ütleme niisugust kunstnik kui niisugune koht esteetiliselt nagu ei peakski mingisugust niisugust mitte esteetilist või mitte kunsti tegema, et sellel ei ole nagu mõtet ja kui sa ühesõnaga oled innustanud asja juures,
siis tulem on ikka, kas ta meeldib 1, meeldib 10, meeldib 20 või 200, see on ise asi. Aga sa vaatad seda asja ise, ma sageli ei mõtle isegi autori peale, ma vaatan, et ma tean jah, et ta on tuttav, et selle peale peaks nagu laigi panema. Aga ma vaatan asja lihtsalt asjana. Ja leia see ilus asi, nii kui sa vaatad vanu ehteid või midagi, sa leiad nende stiilides, vaatad, tema töötab meil selles stiilis, aga see on huvitav ja vaata, kuidas ta on seda stiili teinud, millise varjundit ta on sealt, kuidas ta seda asja lahendab, see on ju huvitav, see on põnev. Aga esteetiliselt ka huvitav, see isegi irriteerib sind. Minul tekivad niisugused mõtted, nii et ma olen väga, väga avarkunsti nautija, ma samamoodi naudin ka kujutajat kunsti. Ja vähe sellest ka arhitektuuri, ühesõnaga, et laseme selle endale hea maitsta, mida kolleegid ja arvukad loojad meie ümber pakuvad. Aga mis on kunstiroll? Kunstiroll on, ütleme, eelkõige siiski pakkuda mitte ainult esteetilist naudingut, ehkki see on ka üks funktsioonidest, aga kunst peaks inspireerima mõtte ja tunde elu, sest ta peaks kõneldama inimese esteetilist meelt, mõttemeelt, tundemeelt, et tal võiks mingisugune sõnum olla. Võib-olla see sõnum on tarbekunstist natuke niisugune nagu vähem nähas, aga kujutavas kunstis kindlasti ära. Ja ei saa pugeda, ütleme, mingi ilustsemise või mingisuguse niisuguse, ütleme, maneerismi taha, et ta peab ikkagi olema, nagu öelda, kunstiliselt küps. Just kujutavas kunstis on see eriti näha, et kui ta on tugevalt tehtud, seda vaatad, ta kõnetab sind, ehkki see võib-olla pole päris see lemmikstiil. Ja kui ta on, ühesõnaga, teos annab aimu looja suurusest, looja mõttemaailmast ja see on ütleme, see on tavainimesele, kes on, ütleme, avatud silmad, vaata, see on nagu tutvumine teiste kosmostega, nagu teiste isiksustega, et sa näed äkki nii palju huvitavaid mõtteid ja vaatad, näed, tema mõtleb hoopis nii, ta lähendab nii, vaata, milliseid assotsiatsioone tema pilt või ka ehe või tehnika tekitab, et see on niisugune rikastav moment, see on nagu muusika kuulamine, kas sa kuulad meie meest või kuulad Mati Nuudet või lähed sa kuulad kammermuusikat või rahvamuusikatöötlusi või rengilaulu või sümfooniamuusikat või koormuusikat. Need on kõik erinevad, mida sa lõigad, palju sa endale lähedale lased. Kui sa lased endale Nuude ainult lähedale, ei tore, poiss laulab vibratoga, terve kõrts kuulab ja on rahul. Aga kui sa kõik muu lükkad ära, võib-olla sa lähed hoopis kuulad mingit rahvapuusid, võib-olla kuulad Seto Leelot. Et iga sa pead nagu ütlema, löö ennast lahti, sa leiad, maailmas on nii palju huvitavaid, ilusat vaadata, et ei ole mõtet klammerduda mingi ühe stiili või ühe autori juurde. Amarumaatamine. Kas konflikte on vaja, et kunsti luua? Nii, sa mõtled konflikti iseendaga oma loomingus või mõtled kolleegide vahel tööalaseid konflikte või mingisugused üldse konflikti kui niisugust. Nii, siin on väga, väga mitmesuguseid konflikti lahendusi võib-olla. Kui sa nüüd... Kas seda üldse on vaja? Et kas nagu... Tähendab, ütleme... Sa just enne rääkisid seda, et konflikti on vaja selleks, et tuleks välja, mis on oluline. Et ühiskond siis jätab selle triviaalse... Ta ei ole isegi konflikt. Ma nimetaks seda lihtsalt, ütleme, suureks õnnetuseks või suureks hädaks. Et ühesõnaga, see on niisugune häda, mis meid kõike tehatab. Ja kahtemata, kui on mingisugused niisugused, ütleme, suuremad kataklüsmid nagu sõda minu lapsepõlves või ütleme igasugused niisugused rasked ajad, et kas sa jääd sinna kinni, et seal on kaks muljet või kas või ütleme väiksemad konfliktid, mõnekord sa saad tagasilööke negatiivselt, kas sa vajud longu nagu lillekene ja jäädki seda põdema. Tead, meil kõigil, kui me oleme pikalt elanud, on oma momente, kus on olnud väga halvasti öeldud, väga pahasti tehtud. Teinekord ma olen mõelnud, tead, ma olen nagu karuvaakas.
astun maha, trambin maha sisse, aga ma ajan ikka nina välja ja lähengi ja ajangi nina välja. Et see, et kas sa lased ennast murda olukordades või sa tuled nendest välja, aga see oleneb jälle inimese loomusest, sest mitte kõik ei ole tugevad natuurid. Inimesed on väga õrnad, osa on väga haavatavad ja ka nendest tuleb aru saada. Ütleme niisugustest konfliktidest ja rasketest olukordadest või niisugustest suurtest pandeemiatest tuleb läbi, kas sa lased ennast häirida, lähed tasakaalust välja või ei lähe. Ja lõpuks mõtlesin endale ka selle ära, ütleme, nagu ma olen praegu koroonakriisis. See on see mõte, mis mul tuli oma esimese lapse sündimisel, kui ma mõtlesin seda pisikest päevavanust last. See on jumalukene. Ma olen selle inimese määranud surema. Jah, see peab surema. Siis ma sain aru, et sama moment, kui sa annad elu, sa annad ka surma. Sest mitte keegi ei ela igavesti. Sa võid tahta ja oodatavasti on see elu väga pikk, aga me kõik sureme. Et lõppude lõpuks me ei saa olla niimoodi kinni. No ühesõnaga, eluinstinkt on meil üks asi, mis ongi terve seda, aga sa pead kogu aeg teadma seda, et ka lahkumine on normaalne. Normaalne ei ole noores seas lahkumine, aga teatud vanuses mina näiteks ei papista selle koroona pärast, isegi panin seifis kõik asjad, kullad ja värgid, ütlesin vahel, et seifis on, kui läheb, tee lahti, inimesed ja tagant. Tähendab, see on see sama jutt, nagu ühesõnaga noored vahel ei saa aru, et oi, ole vana inimene, trühvad bussi, igal pool koperdades, mõtle, millised koledad vana inimesed, ma teinekord tahaks nagu öelda, mõtlen. Plebei. Ei, ma mõtlen, vaene noor inimene, ilus, kena noor inimene, kui sul nüüd hästi läheb, sa sured kohe ära, aga kui sul ei vea, sa elad ka vanaks. No sa saad aru, tead, et see on nagu elusõlm, et ühesõnaga, et sa pead teatud vanuseks saama, et siis sa suudad nagu tagasi vaadata elule ja üldiselt mitte ainult enda elule, vaid elule üleüldiselt. Elule, ütleme, elule ka selles suhtes, et mis see elu on ja mis on üldiselt inimese elu, kes on, ütleme, siin 4 miljardi aastat tagasi tekkinud maakeral. 1 miljoni aasta vanune vaevalt. Seda aega ei ole olnudki. Eks ole, me tähtsustame ennast üle. Me oleme inimesed, me oleme mõtlevad loomad ja meie aeg on nii lühikene siin olnud ja me oleme siin tuksi keeranud nii palju asju. Me oleme paljunenud ohjeldamatult ühesõnaga. Võib-olla see sama uus liik, meie liik, hävitab selle maakera ära või tähendab, ta ei hävita maakera ära, vaid ta hävitab oma enda keskkonna ära. See keskkond on tegelikult enda. Kuskil mõni bakter elab edasi ja mõni tarakann või mis iganes. Et me hävitame ja kui sa vaatad nagu seda maakera, siis maakera on ise ka juba nagu elus organism, kui ta oleks surnud kivikämakas, siis ta oleks nagu marss, mille tuum jahtus maha ja elu ei ole. Et see on kõik, me oleme sümbioosis ja selles suhtes ei ole ka nagu inimestel omavahel mõtet kakelda, et konflikte, nüüd küsimus konfliktist, ütleme isikute vahelisi konflikte ei tule mitte alla anda nii, aga võimalus on leida alternatiive ja mitte ühesõnaga ise kumuleerida neid konflikte, püüda neid nagu lahendada, vahekord, mõnikord see ägedamatel juhtudel ka ei õnnestu, aga see on ühesõnaga, igasugused konfrontatsioonid ei ole nagu päris head. Kas demokraatia või diktatuuri? Jumalast demokraatia, mis diktatuur ei tähti, et ma olen Stalini pioneer olnud, ei mingit diktatuuri. Lihtsalt on olnud kunstnikud, kes on mõelnud ka, et teatud mingid, et ei ole võimalik mingisuguseid otsuseid demokraatias nagu vastu võtta väga lihtsalt. Ei ole. Siis on väga huvitav lähenemine on seda sama, oleneb sellest, et tavaelus on demokraatia muidugi väga hea, aga kuskil, kui see demokraatia tekib nagu ütleme kahjuks. Meie inimpopulatsioonis
on, ütleme, arukus suhteliselt mitte nii levinud, kui me tahaks. See on rahaga kahjuks mõõdetav. Mul on selline tunne, et see arukus on rahaga mõõdetav ja see teebki selle jamaks. Ja, et ühesõnaga, ja kui meil, ütleme, kui me vaatame seda, et ütleme, eriti väikses sootsumis on see võib-olla suurtes sootsumites on see demokraatia toimub nagu paremini. Aga meil on nii väike ja siis ütleme, helgemad pead ei trügigi üldse, et sinna nagu öeldakse otsustame võimu juurde. Ja kui sa praegu kuuled niisuguseid pärleid, siis ma mõtlen, et kas siis järgmine raada tuleb kuskilt külapoe tagant päris juba seal pinkide pealt. Sest ühed juba seal nagu toetavad nendele. Ja see kultuurivaenulikkus ja teadusvaenulikkus ja niisugune asi, et see, kui me selle kõik ära võtame, me taandume ennast ürginimeseks tagasi. Tähendab, et see ongi see asi, mis hoiab püsti teadus, kultuur. See on see osa, mida võib-olla mass laialdaselt ei tarbi, aga mis kogu aeg toodab juurde järjest keerulisemaid ja huvitavamaid struktuure, järjest selle kaudu ka tagasiside, ühesõnaga toob üldise taseme kõrgemale. Mis on sinu jaoks püha? Püha on mul elu, esiteks elu. Teiseks, ma olen sakraalne inimene, ma olen usklik, aga ma ei ole padusklik ja minu jaoks on usutunnistus pigem kreedo, nagu maailma filosoofiline tunnetus, kuidas ma tunnetan maailma eksisteerimist. Et see ei ole nii, et ma lähen sinna ja olen seda, aga minu jaoks on see, nagu öeldakse, see on nagu kõrgema võimu tunnistamine ja ühesõnaga see, et tunnetama kohta. See, mis on püha, see on see sama asi, et sul peab olema teatud alandlikkus seda taluda, et midagi on suurem kui sa ise. Ühesõnaga, see on ka teatud isetus. Ikkagi, ütleme, elu loovus, elu läte. Olgu siis jumalik, inimlik või midagi muud. Minu jaoks on inimelu ka väga püha ja ka koeraelu. Aga ma ei ole nii püha, et ma seda kärbsele näiteks ei laienda. Aga sinu jaoks rituaal? Ja rituaalid on, tähendab, rituaale on ju mitmesuguseid. Ühesõnaga, ühed rituaalid on sul oma igapäevased rituaalid, kuidas sa jood hommikul kohvi või millises järjekorras sa hambad, kas pesed enne hambad ja käid duši või vastupidi. Et me kõigi, meie oma elu on oma väikstes rituaalides, ilma et me neid teadvustaks rituaalina. Me oleme, nagu ütleme, omas kindlas niisuguses süsteemis sees ja kui meil mingi muutub, siis see meid häirib. Suuremad rituaalid on siis see, kui me ütleme, seal peame mingisuguseid sünnipäevi või neid asju. Ja rituaal kahtlemata mõjub väga hästi inimeste psüühikale ja ta on juba ürgsetest inimestest peale oma rituaalsete tantsudega, ta on ilmselt inimpsüühikale vajalik. Et ta kas korrastab mõtlemist või tundeelu ja ega asjatule, et mina olen küll, nagu öeldakse, oma tunnistuselt usklik, aga ma ei ole kirikus käia, aga nii vähe, kui ma olen käinud, siis need, ütleme, kes tunnetavad, ütleme, kõiksust väga piiratud määralt, siis väga hästi aitavad need rituaalid, sest et need rituaalid löövad oma kordusega, oma meeleoluga, kahtlemata, ütleme, positiivsed rituaalid, nagu öelda, kirvastavad vaimsust. Kuid samal ajal me võime näha ka niisuguseid rituaalia, näiteks siin õnneks veel trambitakse tõrvikutega, aga aknaklaase veel sisse ei lööda. Aga 30ndatel aastatel Saksamaal löödi ka aknaklaasid sisse, siis oli kristallöö ja ka need on rituaalid. Ja need rituaalid, mida seal jalast tõstes koos tuumapommidega mööda punast väljakut, ka need on rituaalid. Rituaalid on ka need, mis toimuvad Põhja-Koreas, kus kõik pühamast pühamale päikesele kummardsi teevad. Need on kõik ühesõnaga rituaalid manipuleerivad mingil määral inimese teadvusega. Ja oleneb, missugune see rituaal on, ütleme, niisugused sakraalsed rituaalid, jaanipühad, ütleme, iseseisvuspäevad, sünnipäevad, need on niisugused positiivsed, ütleme, rituaalid, aga sama palju, kui nad hakkavad, ütleme, suuri masse kurjalt kasutama, siis need on, võib rituaalidega väga palju kurja teha.
nii-öelda nagu kurjuse rituaalid. Kas ehe on rituaalne, mis ehe inimesele annab? Ehe, peaaegu nagu viimane religia on talismann. Ehe on see, mis tähendab, tal on nagu mitu funktsiooni. Ta võib olla pelgalt lihtsalt ehe, kui kaunistus. Panen klipsid kõrva, värv sobib küünevärvi, kui ma kannan midagi, mis meid kaunistab. See on nagu dekoratiivne funktsioon. Kuid ütleme, autori ehe, pühendunud ehe, mida sa oled teinud ja mida ostab see tellija. Või eriti, kui sa oled teinud niisuguse ehte, mida sa ei tee otse inimesel. Kui sa teed otse inimesel, sa püüad teha seda unikaale ehet temale. Ja siis on see selle inimese nagu talismann. Nüüd ongi siis viimane küsimus sulle, et mis on õnne saladus? Õnne saladus on see, kui sa oled sisemiselt, ütleme, tasakaalus, aga mis seda sisemist tasakaalu teeb, esiteks on see tõepoolest õige, millest me enne rääkisime, see on lähedaste inimestega harmoonilised suhted, see on see, kui su, ütleme, sisemine mina on rahul, siis see läheb ka ülejäänud eluvaldkondadesse nagu laiali. Nii et ikkagi, ütleme, harmoonilised inimsuhted, lähisuhete nii-öelda väga head ja mõnusad lähisuhted. Ma ei mõtle mitte ainult abikaasada, vaid ka oma laste ja pere suhtes, et see on see, mis hoiab, nagu öeldakse. See ongi see, kus on inimene õnnelik ja kui me hakkame mõtlema, mis on õnn, siis tegelikult võiks seda nii öelda, kui on, ütleme, mingid suuremad hädad on, siis võiks ka õnne öelda hoopis nii. Õnn on õnnetuse puudumine, et me peaks vääristama ka seda lihtsalt oma igapäevast mõnusat elu, kas see on tegelikult õnn, alles siis, kui meil see ära kaob, siis meil on õnnetus. Mitte see, et mul on tuju halb, ei ole õnnetus, see on lihtsalt halb tuju. Õnnelikul päeval. Nii ilusasti öeldud. Ma olen igal juhul väga tänulik, et sa leidsid selle aja siin praegu teha intervjuu. Ja mul on alati ääretult põnev sinuga vestelda, et see on suur au. Aitäh sulle, Raili. Aitäh.